Tere kõigile! Alustame siis Alutaguse vallavolikogu 25. aasta esimese istungiga. Palun kõigil registreeruda. Täna ei tule Priit, et te teaksite. Nii, alguses väiksed traditsioonid. Meil oli Jüri Pällil väike juubel. Seekord šokolaad ei saa, saab erilist. Nii, enne päevakorda on kellelgi ettepanekuid, avaldusi. Teen ühe ettepaneku muuta natukene päevakorra järjekorda ja tõsta ettepoole revisjonikomisjoni asjad, et Aivaril on ajahäda, ma sain aru. Kas te olete sellega nõus? Volisus on päevakordi või muudetud slaididele ei ole. Jah, selge, siis ma eeldan, et te olete kõik päevakorda lugenud ja paluksin päevakorra vastu võtta. Jah. Noh, see oli sina, tema kogu aeg, aga me saame aru, et sa oled kohal. Päevakord vastu võetud. Läheme siis esimese päevakorrapunkti juurde ja selleks on noortevolikogu kokkuvõtte 24. aastast. Palun, Helar. Nii, tere austatud volikogu. Mina olen siis Helar-Richard Eckstein, olen Alutaguse valla noortevolikogu esimees ja tutvustan teile siis meie noortevolikogu tööd lõppeval aastal või siis möödunud aastal nii-öelda. Räägin endast ka siis lähemalt, et olen siis Iljukooli vilistlane, elan Alutaguse vallas, aga käin siis koolis Kohtla-Järve gümnaasiumis. Ja olen üldse aktiivne noor, et kui mingi noorte sündmus, noorte üritus, siis võite olla kindlad, et kas mina siis korraldan seda, osalen seal või siis olen mingil teisel üritusel samal ajal, kui mind seal ei ole. Aga siis meie noortevolikogust, see on siis meie noortevolikogu esimene koosseis. See on esimene kord, kui noortevolikogu meil Alutaguse vallas on ja töötab. Et kunagi prooviti tööle saada, et ma olin ka sellel eel noortevolikogul siis liige mitme aasta eest juba tagasi, kuid siis päris käima ei läinud, kuid nüüd siis tõesti on see ametlik, meil on oma põhikiri, põhimäärus, meil on liikmed, meil on kõik ametlik ja siis me tegutseme. Meie eesmärgiks on esineda noorte huve ja arvamusi kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja see annab siis noortele võimaluse osaleda otsuste tegemisel, algatada muutusi ja edendada noortele olulisi teemasid. Siis enne valimisi käisid Markus Greenfeld ja siis Alutaguse valla noorsootöö spetsialist Nelli Kuldmaa osalusakadeemias ja 16. september käisid Hanna-Marleen, mina, Liisi, Markus projekti kirjutamislaagris, et õppida siis projektide kirjutamist. Selle järgnes siis volikogu otsusega noortevolikogu valimiskomisjoni kinnitamine, mille esimeseks valiti siis vallasekretär Lehti. 2023. aasta 12. novembril selgusid kandidaadid. Kandideerinud pidi vähemalt 7 inimest, kandideeris 8. Selleks, et saada kandidaate, hakkas tööle siis Alutaguse valla noortevolikogu sotsiaalmeedia ja seal siis oli rohkelt reklaami selle kohta. Peamiselt siis reklaamvideote ja plakatite näol. 2023. aasta detsembris, 4. detsembril kinnitati siis liikmed ja üritati valida nii, et igast piirkonnast oleks vähemalt üks esindaja. Et kuna siis meil on hästi selline suure pindalaga vald, siis et kõik noored oleksid enam-vähem esindatud, pidi olema vähemalt igast piirkonnast, ehk siis Illuka, Mäetaguse ja Iisaku piirkonnast vähemalt üks esindaja. Liikmeteks sai siis Lauren Juuse, Iisaku esindaja,
Kerto Vinkler, Markus Greenfeld ja mina, kes me oleme siis Illuka piirkonna esindajad. Liisi Kauber, Liisa Schäffer ja Hanna-Marle Naamer on siis Mäetõuks esindajad. Ja oli ka asendusliige Liisa Schäffer, kelle me siis ilmselt vahetame siis Liisa Schäfferi vastu välja, sest Liisa Schäffer on olnud hetkel mitteaktiivne. Ei ole üldse märkanud, ei ole kontaktloomil on võimalik. Esimesel koosoleku valiti siis esimees ja aseesimees. Esimeheks valiti mind ja aseesimeheks Liisi Kauber. Siis kuna see on meie esimene koosseis, läks meie tegevus lahti esialgu meie oskuste arendamise suunas. Ehk siis kõigepealt loen siis ette, kus mina osalesin. Ja osalesin siis Noorteliigu esindajana seal. Osalesin siis mitmel Eesti Noorteühenduste Liidu juhtide ümarlaual, mis on siis suunatud osaluskogude juhtidele, kus siis jagatakse kogemusi, luuakse sõprussidemeid ja koolitatakse meid siis rohkem inimesi kaasama. Õpilasinduste üldkoosolekutel ja sisendikorjuriitustel, mis siis on suunatud koolis õppivate õpilaste seisukorra parandamisele, kus kinnitatakse siis põhiseisukohad õpilaste vaatest. Ja ühe sisendikorjuritusel osales ka siis Hanna-Marle Naamer. Osalesin ka ENL-i tänusündmusel, mitmel osalusakadeemial, osaluskogude hooajakoolis ja mitmel noortenõukogul. Noortenõukogu on siis noortest koosnev Eesti ühendus, mis siis esindab kõik Eesti noori ja selle formaat on selline, et me saame kokku siis teatud valdkonna ministritega ja arutame siis noortega seotud teemadel. Osalesin siis Kultuuriministeeriumi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi noortenõukogul ja tulemas on ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi noortenõukogul. Lisaks sellele korraldasin, või õigemini kaaskorraldasin Kurtna noortekeskuses mitu üritust, näiteks siis Hiina uusaastapidu, Halloween, sügisandide pidu ja palju veel. Et selle eesmärgiks oli siis peamiselt see, et noored kokku, suhtlevad oma vahel ja kui ma seal keskkonnas olen, kuulema ka noorte probleeme ja Eesti Noorteühenduste Liit, kellega mul on väga head sõprussidemed, andis ka seda tagasiside, et kõige parem noorte sisendi saamise viis ongi just lihtsalt nendega suhtlemine. Nende kokku saamine, nendega suhtlemine, et siis nende probleeme kuulda. Sest näiteks kui teha mingisugune Google Docsi vorm, kus nad saavad täita oma tagasisidet, siis see ei tööta nii hästi. Siis eelmise aasta veebruaril toimus üks ametlik koosolek siin samas ruumis, kuhu kutsutud oli ka siis vallavanem Toono Võhmar ja abivallavanem Kairi Hõbemeri, kes tegid siis meile ülevaate vallas toimuvast ja järgnes sellele arutelu. Noorteliigu liikmed esitasid siis probleeme, mida nad on kuulnud noorte seas, näiteks siis, et tee oli libe tol ajal. Toodi ka välja konkreetne probleem, et Kuremäe ja Jõhvi vahelisel liinil kella 2 buss on liiga täis, pole istumiskohti, mis muudab selle sõidu siis väga ebamugavaks ja ebaturvaliseks, mille järel siis nüüd sõidab seal juba suurema mahutavusega buss. Lisaks sellele andsime oma tagasiside siis Iisaku gümnaasiumi sulgemise osas ja näiteks osalesime selle nimetamise protsessis. Siis saime me rahastust häkatonide korraldamiseks. Häkaton on siis selline üritus, kus saavad kokku noored ja korraldavad või siis loovad koos midagi ellu ja kontseptsioon on siuke, et nad peaksid siis töötama järjest 24 tundi. Kuid loomulikult on seal siis vahel ka väike magamispaus. Selle idee häkatoni nimeks sai koos sulgudes öö, eks nagu koostöö, aga samas me veitsime öö koos, nii et see oleks nagu siis koosöö, niisugune lõbus nime lahenduseni jõudsime lõpuks. Häkaton toimus siis Kurtna piirkonnas ja seal osalesid siis üsna mitu noort.
Kokku oli seal 3 ideed, mida siis üksikasjalikult läbi võeti. Esimeseks oli siis korvpalliplatsi uuendamine, kuid tööprotsessi käigus saidi aru, et see ei nõua otseselt häkatoni formaati ja sellele viisi niisama ellu, et osteti siis neile laud ja ketid ja siis nad siis selle valmis meisterdasid ja üles panid. Teine idee oli siis muuta noortekeskuse nagid turvalisemaks, ehk siis enne olid seal üsna suured nagid, kuhu siis noored komistasid ja see võttis ka suure ruumi ära. Nüüd siis tänu noorte sellele ideele sai noortekeskuse uued nagid endale, mis on siis nagu lahti käivad, lähevad sinna sisse peitu, kui neid vaja ei ole. Ja kolmas idee oli korraldada noorte kohvikut. Et probleemiks oli see, et väga menukas kokandusring enam ei toimu, kuid seda noored väga tahtsid ja sellepärast otsustati luua kokandus noorte kohvik. Ja see tõtub siis nii, et noored ostavad ise enda raha eest toiduaineid kokku, teevad noortekeskuses sealsete vahenditega söögi valmis ja siis müüvad seda teistele, mis siis katab selle tooraine kulu. Ja see lahendas ka selle probleemi, et reedeti ei ole siis õhtul sööki, mis siis parandas selle probleemi, et noored said siis kõhu täis. Ise ma mentordasin neid häkatone, olin ka eelnevalt selle jaoks läbinud häkatonide mentordamise koolituse ja ühendasime selle üritusega siis 4H suurte häkatonidega, nii et saime siukse päris ägeda asja kokku. Lisaks selle projekti raames osalesin mina siis koos noorsootöötaja Mirjam Minkleriga, kellega me koos ka selle häkatoni korraldasime Rakveres lõpukohtumisel, kus meil anti siis väga hea tagasiside projektile. Siis sain ma osalema, tegema meie liikmetele siis koolitust meie noortevolikogu mentor Mark-Martin Kaalma ja Eesti Noorteühenduste Liidu osaluse spetsialisti ning Eesti noortelegaadi Rudolf Kaspar Naruski, kes siis rääkisid meile, kuidas noortevolikogus paremini töötada. Ja kuna seal koolitusel oli ka palju noortevolikogu mitteliikmeid, rääkis ta siis neile, mis on üldse noorte osalus, kuidas noorte osalusi kaasata ja mis on siis noortevolikogu. Selle koolituse käigus siis läbisime ka kriitilise analüüsi meie noortevolikogu kohta, kus me täitsimegi ära ankeedi, niisuguse vormi, kus siis me kriitiliselt hindasime ja siis leidsime enda head ja murekohad välja. Kuna meie noortevolikogu liikmed on hästi laiali vallas ja meil on kokku saada üsna keeruline, siis enamus koosolekuid toimus veebi vahendusel, siis tekkis siis aja transpordi küsimus, kuid võin öelda, et homme on meil tulemas siis jälle kohapeal koosolek ja siin on kutsutud ka siis abi vallavanem kohale. Siis tulevikuplaanidest natukene tahame üle vaadata meie põhimääruse, sest et nüüd, kui oleme töötanud natuke nüüd juba üle aasta, siis oleme märganud seal natukene punkte, mida parandada ja näiteks on siis liikme väljaarvamine keeruline. Samuti on meil siis eesmärgiks hakata reklaamima noortevolikogu valimisi ja ka kohaliku omavalitsuse valimisi noorte seas. Näiteks plaanime kutsuda noori osalema meie koosolekutele, ehk siis meid praktiliselt varjutama, et nad saaksid siis näha noortevolikogu tööd ja siis võib-olla oleksid rohkem huvitatud sinna kandideerimast. Infot jagame me siis sotsiaalmeedia vahendusel ja rohkem plaanime ka vallalehte jõuda. Kuna mul on üsna tihe koostöö siis ka teiste noortevolikogudega, on meil ühine plaan hakata tegema ka podcasti, mis on siis selline audiovisuaalne siuke vorm. Ja näiteks Saaremaa noortevolikogu, kellega meil on hea koostöö, teeb seda juba päris mitmendat aastat, meil on seda päris menukas ja ongi idee selline, et mitte ei tee seda ainult oma noortevolikogu keskis, vaid me lähme ka siis
teeme seda siis noortevolikogude vahel. Ma kuulsin ka seda, et meil on vallas olemas tehnika, et podcasti salvestada, nii et see oleks kindlasti üks moodus, kuidas end reklaamida. Plaanis on ka veel võtta osa noorteühingute kvalifikatsiooninõuete töötoast ja juhtide kiirendist. Soovime parandada kommunikatsiooni, selleks juba järgmisel koosolekul on plaanis muuta meie suhtluskanalit, ehk siis hetkel on meie peamiseks suhtluskanaliks WhatsApp ja tuleb välja, et keegi väga ei kasuta ja seal on kellelgi probleemid, nii et on siis plaan minna Messengerile üle. Proovime ka liikmete aktiivsust tõsta, seda siis motiveerides neid rohkem osalema, proovideski saada neid rohkem siis Noorteühenduste Liidu korraldatud üritustele ja näiteks siis lisakoolituste teel, mida on ka meile siis juba, mida ma olen plaanis siis ka me juba noortevolikogule teha. Et Noorteühenduste Liidust on meil ka juba nõusolek olemas, et teha ka jätkukoolitusi, nii et see on ka üsna kindlalt need toimuvad. Aga see on üldiselt kõik, kui on küsimusi, siis võin vastata neile. Palun küsimused Elarile. Küsimusi ei ole. Kui küsimusi ei ole, siis aitäh ettekande eest. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on Illuka kooli arengukava. Anneli Pooged. Austatud volikogu, mina olen Anneli Pooged, Illuka kooli juht ja esitlen siis Illuka kooli arengukava aastateks 2025-2028. Me oleme eelmise aasta kevadest saadik tegelenud arengukava koostamiseks. Alustasime kõigepealt sisehindamisega, sinna juurde veel tekkis võimalus teha lasteaia väärtusarenduse analüüs ja kõikides töögruppides kokku tehtud ettepanekud, arutelud on siis kokku siin sellises visuaalis. Et vasakul on meie kooli ja lasteaia väärtused. Käisime need väärtused veel kord ükshaaval üle ja kokkuvõttes otsustasime, et väärtused jäävad meile samaks, mida me siis 5 aastat tagasi kokku leppisime. Nendeks on siis koostöö, keskkonnahoid, ettevõtlikkus, tervis ja loodus. Ja samamoodi me jätsime samaks enda visiooni ja missiooni, sellepärast, et me leidsime, et me ei peaks seda muutma, sest seda sama mõtet me kanname ka edasi. Ja ma arvan, et see võiks isegi pikemalt edasi kantud olla kui järgmine 4 aastat. Ja meie moto on Kanna vaimu, tõsta rammu, mille autor on siis meie kooli kauaaegne direktor Viljo Reinsalu. Ja seda me teemegi, et meil on au sees nii õppimine kui ka sport, kui ka tervis, kõik sellega muus seotud. Ja järgmised 4 aastat on siis meil arengukava koostatud ja praegu on meil fookuses siis 4 eesmärki. Ja alustan siit vasakult poolt, minu poolt vasakult siis. Et õpikeskkond ja kõik, mis selle õpikeskkonnaga seotud on siis, et koostöö erinevate asutustega, partnerid, turvaline ja tervislik ja kaasaegne õpikeskkond ja kommunikatsioon ja oma arengukavas oleme me välja toonud iga eesmärgi, alaeesmärkide juurde tegevuskava ja vastutajad, et mida me selle all siis teha plaanime järgmistel aastatel ja kes meil nende eest ka vastutavad. Järgmine väga oluline fookus on õpetajal, et meie õpetaja oleks kaasaegne, et ta oleks ennastjuhtiv ja ka eluterve. Et kui eelmises arengukavas meil eraldi õpetajale pühendatud eesmärk ei olnud, siis me nüüd leidsime, et head, pädevad, professionaalsed õpetajad on väga keeruline leida ja saada Eestis, nii et sellele me nagu eraldi hoiame ka tähelepanu. Kolmas siis oluline
eesmärk on kaasaegne õppimine, et meie tunnid oleksid kaasaegsed, me lähtuksime kaasaegsest metoodikast, et me kasutaksime erinevaid metoodikaid ja et me tagasisidestame kaasaegselt arengut toetavalt ja õpiväljunditest lähtuvalt. Ja muidugi, kui meie üks eesmärk on ettevõtlikkus, siis ka õppimise hulgas, et see ettevõtlikkus, see mõte, et tahan, suudan ja teen, et keegi minu eest ei tule ära tegema, et me kõik anname panuse selleks, et meil oleks huvitav, tore ja hea õppida. Ja motiveeritud õppijad ja meelega olen pannud sinna, et on õppijad, mitte õpilased. Praegu täna teile esitluses, et kuna meie õppijad on nii lasteaialapsed kui ka koolis õpilased, kui ka lapsevanemad ja õpetajad samuti ja muu kogukond sinna juurde. Ja ennastjuhtiv õppija oli meil juba eelmise arengukavaga eesmärgiks ja teema on kogu aeg fookuses ja kui kes kuuleb ka ajakirjandust või haridusteemadel midagi, siis see on minu meelest juba igal pool aktuaalne. Ja et meie õpilastel oleks valikuid, et me lähtume õpilasest endast, meil on vähe õpilasi, et me saame lähtuda igal õpilasel siis oma õpitee, kuidas tema arengutase või siis tema võimed siis annavad teha. Ja muidugi, et meie siis koolipere ja lasteaiapere on aktiivne, et me kaasame vanemaid, õpetajaid, õppijaid ja kogukonna liikmeid siis oma tegevustesse. Arengukava on küll koostatud 4 aastaks. Iseenesest, kui me nagu ette vaatame, siis oleks võinud ta olla ka 5 või isegi 7 aastaks. Et need teemad kindlasti 4 aastaga fookusest ei kao. Et ma olen valmis küsimusteks. Palun küsimused. Palun. Tegelikult sama küsimus jutus, et tegelikult ära märkisid, et miks ainult 4 aastat? 4 aastat sellepärast, et Alutaguse arengu hallatavate asutuste arengukavade koostamise korras on 4–5 aastat. Ja tänavu siis sai lepitud kokku, et kõik haridusasutused me oleme uut arengukava tegemas ja et me kõik teeme järgmiseks 4 aastaks. Kes see keelab teid unistamast? Ma arvan, et ei keelagi. Ma ise arvan, et kui 4 aasta pärast ei ole struktuurseid muutusi, siis võib ju teha ettepaneku, et nii nagu igal aastal saab ju arengukava üle vaadata. Et me vaatame arengukava üle, teeme vajadusel täiendused ja paneme sinna uue numbri juurde. Et ma ei usu, et takistust on, see on koolipidajaga kokkuleppel. Jah, järgmine aitäh. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis kinnitame arengukava. Aitäh! Kõik poolt, arengukava kinnitatud, aitäh Annelile. Järgmine päevakorrapunkt on revisjoni komisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine. Palun Aivar. Revisjoni komisjon siis eelmisel aastal 3.–4. kvartalis tegi oma siis vastavalt aastaplaanile ette nähtud tööd. Kontrollisime vallas läbi viidud hankeid ja hangete kohta ütles nii palju, et tegelikult üsna suur arv hankeid ei tegemata. Ma arvan, et ühest põhjusest oli see, et see hangete plaan kinnitati üsna hilja, et aprilli lõpus alles. Ja see ei ettepanek tehtud valitsusele, et seda püüaksid teha kiiremini ja vallavanemaga oli ka juttu sellest, et põhimõtteliselt on valmis juba seda hangete plaani kiiresti kinnitama. Meie hangete korra järgi seda saab teha siis, kui on eelarve vastu võetud.
2 kuu jooksul. Ja eelmine aasta siis ta läkski peaaegu sinna 2 kuu lõppu. Aga et vähemasti ma olen aru saanud, et see aasta nii kui eeldele vastu võetakse, seda teevad selle lõppu ära. Et jah, tegelikult üks oli veel, mis nagu revisjonikomisjonis nagu silma jäi, tegelikult aasta-aastalt meil ikkagi jääb hanked nagu tegemata, mis liiguvad edasi. Eks ise olete ka tähele pannud, et jällegi eeldele vastu lõpeb, siis tulevad jälle mingid asjad üle kogu aeg, et see on jäänud nagu sisse selline väike nagu venitus. Ja üks ettepanek oli veel, et kuna vallavalitsuse struktuuris on ju toimunud muutuseks, et meil on ju osa spetsialiste on lahkunud, et kui tõesti on näha, et hankeid on palju, et jõuda ära kasutada välistabi, kõik kas siis füüsilist isikutega leppida kokku või osta sisse juriidilistelt isikutelt, et saaks hanked korralikult tehtud. See oli akt 11. Ja siis aasta lõpuks siis käisime veel vaatamas, kuidas Iisaku Kihelkonna muuseumis asjad edenevad. Pean ütlema, et täiesti selline meeldiv üllatus oli, et toimetavad, arendavad edasi ja ei tundunud nagu see probleem olema. Ainuke asi oli jutuks, et äkki siis ruumide renoveerimiseks saaks raha juurde, aga täna ma veel luulega rääkisin, et neil pidi jääk olema, et projekte teha, oma osalust katta, nii et siis võiks selles osas ka probleemi olnud. Nii et ma ei tea, mis te kinnitate. No alustuseks küsimusi on. Kui küsimusi ei ole, siis on meil selle punkti kohta otsustuse eelnõu ja kinnitame need tulemused. Kõik poolt kinnitatud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on revisjonikomisjoni 24. aasta tegevusaruanne. Jälle Aivar. Eelmine aasta siis revisjonikomisjon viis läbi 6 koosolekut ja koostasime 3 akti. Ja revisjonikomisjon tegelikult on meil käinud peaaegu alati 100% ühel viimasel siis koosolekul Annesel oli, kui tegemist, et ei saanud osaleda, aga üldjuhul oleme alati kõik 100% kohal. Ja siis aktide kohta veel nii palju, et sihtasutuse Alutaguse oma tegevusest tegime ülevaate. Nagu ikka majandusaasta aruande kinnitamine, mis tuleb igal juhul teha, ja siis Alutaguse halduse tegevuse ülevaade, mida me tegelikult valutasime isegi kahel korral, et me vaatasime kevadel, varakevadel üle ja siis ka sügise poole, et kuidas need asjad seal on edenenud. Et jällegi, terve ülevaade. On küsimus? Kui ei ole, punkt on informatiivne. Jälle järgmine päevakorrapunkt on jälle meil revisjonikomisjon. Ja seekord on tegevusplaan järgmiseks aastaks. Palun jälle Aivar. Nii, jah, tegevusplaani vaatame, mis me see aasta veel jõuame. Et see aasta teatavasti meil on valimised, viimane kvartal, enam ülevaated ei tehta. Nii, nüüd võtsime siis sellise plaani, et kõigepealt esimeses kvartalis tutvuks Meentaki tegevusega, saaks sealt ülevaate. Ja isegi mul on mõtlenud seda teha koos nõukoguga ja ka vallavanema üldkoosoleku esindaja. Et meil on küll antud vallavalitsuse volitus, et see ettevõtte lüüa.
aga noh, jällegi see oli see hinna küsimus, et saame korra kokku arutada, et võib-olla tõesti oleks mõttekas see ikkagi ära teha. Olgu see siis hind, milline ta on. Nii, nagu ikka majandusaasta aruanne on vaja arvamus esitada ja vaataks korra veel Alutaguse maad. Ja samamoodi siis Anner Veeses spordikeskusest ülevaade, seda teeme siis viimases, kolmandas kvartalis. See oleks nagu viimane selline ülevaade. Et sellised mõtted on. Küsimused? Kui ei ole, siis kinnitame tegevusplaani. Kõik poolt kinnitatud. Aitäh, Aivar. Järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse 25. aasta aukodaniku nimetamine. Minu punkt. Meil on tulnud sisse 2 nominanti. Üks on Marek Peet ja teine on Tarmo Kollo. Komisjonides jäädi Tarmo Kollo poole. Et nüüd on nagu küsimuste ja ettepanekute hääletamise küsimus. Kuna komisjonides näiteks oli Tarmo sai nii-öelda rohkem hääli ja kui kellelgi oli poolt, siis võib-olla alustaks hääletamist. Või kellelgi on mingisuguseid ettepanekuid veel vastuütlemisi. Ei ole. No paneks siis hääletusele see, mis käis läbi komisjonide ja mis võitis Tarmo Kollo. No paneme Marek, no võime Mareka ka panna. Vahet ei ole, kus poolt sa alustad. Pane. Igal ühel on üks hääl, eks? Ei, see on koosseisu enamus. Ei, tähendab, saab ühe poolt hääletada. Volikogu liige. Ausalt öeldes seal määruses on see selline... Määruses on koosseisu enamus. Koosseisu enamusega saab selles mõttes jah, et kõik ei saa kõigi poolt hääletada. Mida häält on? 2 või 1 hääl või 2 häält, jah? Üks hääl selles mõttes. Üks hääl. Aga teenete märgil on sama, aga seal on tegelikult 2 häält. Selles suhtes, et teenete äkki te võite otsustada rohkem näia. Aga see saab anda ainult ühe, kes saab koosseisu enamus. Kes saab koosseisu enamus, te peate hääletama selle poolt, keda te soovite. Kas teise poolt hääletatakse vastu või võib ka mitte hääletada? Võib ka mitte hääletada. No näitab seda boksi. Siis ongi küsimus, et jälle alustamise küsimus, eks ju. No, kui te soovite, alustame Marek Peedist. Ei, alustama peab esitamise järjekorda. Kumb see esimene oli? Marek oli alustanud. Tarmo Kollo poolt hääletanud, Marek Peedi poolt siis ei hääletada. No, koosseisu üldühjade vahel. Jah, te saate ka panna, et ei hääletada, mis iganes, selles mõttes kõik valid üle. Ma panen siin mõtte küsimus. Mis esimene oli, mida hääletada? Marek Peeti. Ja selle boksi peal on siin pilet. Isiklises kirjas. Kes me leppisime kokku vastu ja Igaüks teeb nii nagu tunneb. Hääletasid vastu tunneb. Pootida või teisi poolt hääletada. See ongi hääli selle vasitama. Tegelikult võid ju ka poolt hääletada. Mõlema poolt. Ühe poolt või hääletada. Ja valige ikkagi poolt üles. Oota, me peame vastu ka panema, kui ma ei ole poolt, siis me vastu panema. Ja see ei ole kui selles mõttes, see ei tähenda seda, et sa tema vastu põhimõtteliselt, vaid sa saad anda pluss hääle. Hääletamata võib ka jätta. See on sama tulemus. Mõistlik oleks anda ainult pluss hääle. No, protseduurid ei ole sellised. Või mitte hääletamata võib panna. Kellegi veel on panema. Aga ma ei pea neid siis lugema. Kui te ei taha hääletada, siis pange hääletamata. Kui sa ei taha üldse hääletada, pane hääletamata, siis ta läheb protokolli. Kohal. Seal on see valik jah sul. Kohal on. Jah. See on küll jah.
Kala, koha viis. Ja see, me paneme järgmise kandidaadi. Ja paneme järgmise kandidaadi. Ehk Tarmo Kollo. Taisi juba hääletada, mis mõttes? Tuli ja uuenda. Tuli, ta peab olema tuli. Enamus häältega võitis Tarmo Kollo, seega 25. aasta aukodanikuks saab Tarmo Kollo. Ja nüüd rahaline preemia. Nüüd rahaline preemia. Tavaliselt on ta meil olnud 1000. Kas kellelgi on mingeid muid ettepanekuid? Luule kommenteeri, kuidas preemia raha üle kantakse, palun. Maksudega või ilma maksudega? Ongi nii. Siin ei ole seda ruumi, meil on lihtsalt makstav preemia suurus. Ja meil on numbrit vaja. See on siis võimalik ilmne, see on mingi 799 eurot. Inimene isegi ümarguse summa võtta. No tehke ettepanekuid. Traditsiooniliselt on siiamaali 1000, see ei ole kivisse raiutud. See ei ole väga ilus pool, kirjutada mingid netod sinna. No. Siis peab panema lihtsalt suurema numbri. Ühesõnaga, võiks välja arvatada, et inimene saab ümarguse summa kätte, et mis see muu on. Annad kätte 1000 eurot. 1000 pluss. Kätte 1000 eurot. 1000 kätte. Tähendab seda, et siis summa... Välja makstav summa 1000 eurot. Et paneme siis välja makstav summa 1000 eurot. Selle poolt siis hääletame sellises sõnastuses. Jah, ma parandasin ära, et Tarmo Kollo saab ja lisasin siis täiendused ja 1000 eurot, et on see välja makstava preemia suuruseks 1000 eurot. Panen kuidas salvestamine ja nüüd panen selle tervikteksti. Saame hääletusele minna? Ja tervikteksti minna hääletusele. Kõik poolt ehk me oleme nüüd otsustanud, et meie aukodanik saab kätte 1000 eurot. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Seega meil on teenetemärgi andmine. Meil on jällegi 2 kandidaati. Meie määrus näeb ette võimaluse anda ka 2. Nüüd ongi küsimus, et mida me siis teeme. Mõlemad on vägagi austatud kultuuriinimesed ja pedagoog. Palun. Mõlemad. Ja, kas kõik on nõus? Siis me peame hääletama seda. Praegu läheb hääletamisele Tanja Elken. Arvuti töötab. Kõik poolt vastu võetud. Ja paneme nüüd hääletusele teise teenetemärgi kandidaadi.
ehk Eha Pärniku. Kõik poolt, vastu võetud. Seega 25. aastat teenetemärgi saajad on Eha Pärnik ja Tanja Elken. Nüüd, kuna siin on ka traditsioonilised summad taga, tavaliselt on see olnud 500. Mis me nüüd teeme? Pakkumised. Pakkumine tuleb puhtalt kätte 500 teenetemärgi saajale. Kas kõik on nõus? Siis paneme hääletuse. Ma tegin tervikteksti korda, nii, kõik panen. Kõik poolt, rahaline preemia on teenetemärgi saajatele 500 kätte. Järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse valla 25. aasta eelarve esimene lugemine peaks olema tegelikult. Ja see on sama, aga lihtsalt ettepanekud on. Alustame ettepanekutest siis. Sellised slaidid. Tere kõigile. Tutvustan siis lühidalt neid laekunud ettepanekuid. Ettepanekud on saanud läbinud vallavalitsuse istungi ja saanud vallavalitsuse poolt, mis siis toetava, mis eitava vastuse. Samuti on kõik ettepanekud läbinud nüüd keskkonnakomisjoni, eelarve arengukomisjoni ja hariduskultuurikomisjoni. Et siis esimene ettepanek oli Paul Keskkülalt, mis puudutab siis Illuka mõisahoone fassaadi remonti. Selles suhtes siis valla eelarvest 6000 ja 6000 siis Illuka arengufondist. Siis keskkonnakomisjonist ettepanek saada siis 2025. aasta eelarvesse 2 keskuse reoveepuhasti, tähendab Kiiklas siis reoveepuhasti ja Mäetagusel siis veepuhastustiigi, mis mõlemad on amortiseerunud ja vajavad uuendamist. Ja nende katteks siis sihtasutus Mäetaguse arengufond katab siis 50% ja sel puhul siis saaks need mõlemad nagu korda tehtud. Siis vallavalitsuse ettepanek. See puudutab nüüd Peipsi põhjaranniku veetorustiku rajamist. Projektile on saadud toetust, mis puudutab kanalisatsiooni rajamist samasse piirkonda ja et nüüd saaks nagu nende kulude kokku hoida, et ei tekiks sellist olukorda, et nüüd teeme kanalisatsioonitrassi, ajame kinni, siis kaevame uuesti ja paneme veetrassi. Et kanalisatsioonile on toetus saadud. Nüüd aktsiaselts Emajõe veevärk on projekti taotluse esitanud RTK-sse, mis puudutab veetorustiku rajamist, aga siis seda oma osalust siis kattaks siis meie sihtfinantseerimisega taoliselt nagu me varasemalt andsime garantiikirja kanalisatsiooni jaoks ja hiljem siis selles väärtuses aktsiaselts Emajõe veevärk eraldab Alutaguse vallale siis aktsiad. Ja see summa oleks 2025. aastal siis 100 000 eurot, kuni 100 000, täpselt see sõltub projekti käigust. Ja kogu perioodi vältel siis 300 000 eurot, siis ülejäänud läheks siis aastasse 2026. Nii. Ja Alutaguse haldusel taotlus oli, kus ta siis tahab soetada
valla toetusega liivapuisturit ja samuti siis tõstukautot, mille väärtus oleks siis käibemaksuta 67 000. Vallavalitsuse arvamus oli, et kuna lähevad käiku 2 suurt objekti, mida hakkab Alutaguse haldus siis küll tegema, aga finantseerib vallavalitsus ja arengufond eelarvest, et vallavalitsuse otsused neid hetkel küll nendele me toetust ei anna, ilma nendeta saab selle aasta nagu mööda. Ja viimane taotlus oli siis autokaupluselt Tistling, kes siis Alajõe ja Peipsiäärset piirkonda teenendab. Eelarvesse hetkel oli meil planeeritud 2000 eurot autokaupluse toetuseks. Nüüd ilmnes, et see autokauplus, kes meil toetust sai ja kes teenendas Mäetaguse ja Kiikla ja Pagari piirkonda, lõpetab oma tegevuse. Nii et põhimõtteliselt raha meil on eelarves olemas, läbirääkimised selle autokauplusega on siis plaanis, et kas ta on võimeline pikendama oma ringi lühida vestluse kaudu, siis ta arvas, et ta sõidab ühe korra selle ringi läbi, mis praegu nagu lõpetama hakkab. Ja siis ütleb oma arvamuse ja siis on juba kokkulepete asi, et see nagu eelarvesse raha nagu ei lisa. Et kui siis kokkulepped on, ma arvan, et selleks ajaks on kokkulepped olemas, kui me volikogus eelarve vastu võtame. Rohkem taotlusi nagu tulnud ei ole. Nüüd leppisime enne ka kokku, et kui nüüd veel võib taotlusi esitada, reeglina meie korra järgi esimese ja teise lugemise vahel, siis see kuupäev oleks kuni 10. siis viimane, et peale seda siis on vaja vallavalitsusele anda omad otsused ja minul siis teha korda dokumendid, et teile siis koju saata, millised muudatused on lisandunud ja milline saab olema siis vastuvõetav eelarveprojekt. Hetkel veel ka riigieraldised ja toetusfond ei ole kinnitatud, siis selleks ajaks saab ka sinna täpsed arvud. Nii palju veel infoks, et aasta lõppes siis eelarve suhtes, et tulude täitmise eelarve 98,6% ja kulude kokkuhoid ka, et see suurendas meie seda raha jääki, mis investeeringute katteks nagu on, et meil eelarve puudujääki ei jäänud. Ja kui kellelgi on esitatud teile koju saadetud seletuskirja või projekti kohta küsimusi, siis võib see küsimusi esitada, aga võib ka mulle jooksvalt saata meilile ja küsida, kui midagi jääb juba selgusetuks. Mõnel puhul ma lisan veel ja täiendan seda seletuskirja ja toon siis eraldi ka välja teile enne teist lugemist tabeli, kus on siis kirjas, et millised muutused siis võrreldes selle eelnevaga sisse tulevad. Ja uuesti lähevad kõik need lisatud investeeringud siis läbi eelarve komisjoni veel enne teist lugemist. Ja siis juba lähevad teile dokumendid koju. On küsimusi mulle? Küsimused Luulele? Palun. Mul üks jõudis ette. Ma majanduskomisjoni ei olnud ja sellepärast võib-olla on mul lünk sees. Et lähme korra tagasi nende ettepanekute juurde, seal kus oli selle veetrassi organisatsiooni kohta Alajõe. Uuskülas. See on Kauksi. See on Uusküla Kauksi. Ja. Lihtsalt mul oli natuke see arusaamatuks ikka see aktsiate teema, et kas on selline kokkuleppe siis Emajõe värgi nõukogu olemas, kas on ära määratud selle aktsia hind? Ja vastan kohe, aktsia hind ei ole ära määratud, selle otsustab loomulikult nõukogu, aga antud on garantiikiri, et see aktsiate hind sõltub ka ju momendi, nii nagu aktsiatega on. Täna nagu nii, homme nad on naa ja teatud nihkumine seal on, kindlad summad nagu ei ole kokku lepitud. Ei ole, aga see sõltub ka nende majandustulemist, mis nendel nagu hetkel siis tuleb. Ja ka nende garantiikiri on olemas ja samuti on siis garantiikiri selle sama kohta juba olemas, et kui me nüüd anname selle veetorustiku rajamiseks oma osaluseks raha,
siis nemad garanteerivad selle aktsiatega Alutaguse vallale. See garantiikiri on olemas. Palun küsimus. Mina? Jah. Sarnane küsimus, et see teine rida seal, see Mäetaguse arengufond ja nii edasi, et kas see on niimoodi, et 2028 kestab see fond, eks? Ei, see fondil ei ole lõpukuupäev. Jah, selge, okei. Et aga need võetavad summad, et selles suhtes, et ega see ei võeta sellest osast, mis see fond tood protsendi pealt, vaid see võetakse siis absoluutselt kõigest, mis seal fondis on. Jah, seda niimoodi arvestades, et me võtame ainult seda, mis ta toodnud on, vaid seda, mis meil on selleks vaja, kuna sinna on omal ajal ju Mäetaguse vald eraldanud ressursitasust raha ja just põhikirjaline eesmärk ongi vee- ja kanalisatsiooni piirkonna, tähendab toetamine Mäetaguse piirkonnast. Aga kui meil on nagu nii kogu see kupatus Emajõe veevärgi üle anda, miks me siis ei võiks näiteks mingisugused väiksed omaosaluse maksta, miks me peame nii suuri summasid maksma? Toetan mõlemat asja, mis siin kirjas on. Ei ole üldse küsimus. Küsimus on nagu rahastamises. Tähendab selles suhtes, et ma hetkel vabandan, kas nüüd on selle vastu, et miks me Mäetaguse arengufondist toetame või... Minu ettepanek on nagu, minu arusaamine sedasi, et fondi põhiosa, mis on siis sisse makstud, ei võiks mitte puutuda, nii kui suuremad plaanid tehtud on. Ja see, mis on selle protsenti teinud, siis sellest osast nagu võiks nagu katta sellised asju. Me oleme juba 100% katnud Pagari kanalisatsiooni ja... Palju seal fondis raha alles on? Tähendab, rahaliselt ei saa seda nagu hinnata. Ma oskan öelda, et võnakirju on üle 800 000 euro ja siis on aktsiaid, nii et kokku aktsiate, aktsiafondide ja võnakirjadega on see väärtus aasta lõpuga ligi 1,5 miljonit. Varem oli 1,47, natuke kasvanud. Jah, selle aasta lõpetas arengufond siis kasumiga kusagil 90 000 eurot. See tuli siis, kasum tuleb siis nendest väärtpaberite intressidest, aktsiate, dividendidest. Aga kus see üle 50% siis praegu tuleks see rahast? Valla eelarvest läheb 50% ja arengufond paneb 50%. Nii nagu meil Illukaga toimis, et Illuka eraldus 50%. Saan tõesti aru, jah. Kui tohib öelda, et see on üks variant, on veel tigi küsimus, et mis antakse see maakonnale, et seal on ka meil plaanitud maakonna võised võimalik. Minu mõte ongi see, et kõigepealt tuleks nagu võõrad rahad ära kasutada ja siis tuleks need rahad ära. See on ka päevakorras. Kui see on päevakorras, jah, täpselt nagu Kairi ütles. Pool aasta pealt tuleks täpselt infot lihtsalt selle kohta, aga otsusteid tuleks nagu eelarveliselt. Eesmärk võiks olla see, et see fond võiks ikkagi ellu jääda, et mitte teda täiesti ära jääda. Illuka oma praktiliselt nulli suvat. No tähendab, Illuka oma oligi rahakoti eraldi hoidmise koht. Aga siin on siis, et mingil hetkel, mul ei ole kahjuks, ma ei pannud ülesse siia, et võiks teile anda ka arengufondi tootlikkusest seda, et kuidas see on olnud, et omal ajal ju tegelikult on aastatel 2012 kuni 2017 sinna siis eraldatud Mäetaguse valla eelarvest kokku 1 miljon ja hetkel on siis 1,5 miljonit, aga siin on eraldatud veel Pagari kanalisatsioonile vahepeal 290 000 eurot. Ja dividende siis aktsiatelt nende aastate jooksul on ka kokku võetud, et see summa oli ka kaunis suur, mis Efteni kinnisvarafondis oli. Hetkel on Efteni kinnisvarafond ära müüdud, sest see hakkas langema kõvasti. Sinna Efteni kinnisvarafondi oli paigutatud meil siis 500 000 ja siis saadud on dividende aastatel 2014 kuni 2023 456 000 selle 500 000 paigutuse pealt. Et ta on tootnud küll. Aga tublid jätkata samas vaimus.
mis ära võetud, mis ära hävitud. Aga see on meie elanike jaoks, sellest, et tõesti ma tean, ma Mäedaks olukorda nii täpselt ei tea, aga Kiiklas on need puhastusseadmed küll viimase piiri peal üle 30 aasta vanad. Kui käis Emajõe Veevert neid vaatamas, siis ta ütles, et teil on küll halduses imemehed, kes neid seadmeid veel suudavad üle hoida. Täiesti nõus, lihtsalt küsimus see, et kuna me oleme kõik nii tumerohelised ja rohelist usku ja rohepöörde käigus praegu, siis raha võiks võtta riigilt ja Euroopast. Ja, aga sellega minnakse. See plaan on. See on ikka põhimõte, et enne taotleda ja proovida taotleda ja saada iga poolt mujal. Et viimane see. Kas on veel küsimusi? Palun. Üks täpsustav küsimus, et jutt on 50%. Majanduskomisjonis oli 500 000, 300 000 ja 200 000. Aga 50% on 550 000. Kumb siin on? Minul oli tema pandud niimoodi, et 300 000 oli Kiikla ja 200 000 oli see Mäetaguse. Ja Mäetaguse ongi siin kokku summas 400 000. Aga ju siis oli jah, et äkki Kiikla läheb kallimaks, et siis on 700 000. Et me ei tea praegu täpselt. Arengufondist läheks 500 000. Jah, kui te nii. Arengufondi nõukogu otsustab seda. Nõukogu ei ole veel koos käinud. Selge, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis lõpetame esimese lugemise ja suuname teisele. Aitäh, Luule. Aitäh. Järgmine päevakorra Me peame hääletama. Ei, jah. Teisele lugemise hääletama. Ja. Kinnitame selle. Ja. No, hääleta ära, ei mine. Võib-olla ära mine ära, kurram tööjõukava. No poolt, näe, tuli. Ja enamus poolt suunatud teisele lugemisele. Järgmine päevakorrapunkt on teehoiukoha 25 aasta, palun. Esimene lugemine, jah. Tervist ka minu poolt, mul on suur au teile tutvustades teehoiukava analoogselt siis selle eelmise küsimuse, kus me läksime teisele lugemisele, siis me oleme teehoiukava esimesel lugemisel. Slaidid on siin piirkondade kaupa, Alavere piirkond majanduskomisjonist on läbi käinud, arvamused on tõenäoliselt kujundatud, ettepanekute tegemiseks on 2 nädalat aega. Teine lugemine on siis... sama, võib ka 10. veebruari ette. Jah. Alavere piirkonnas selline hind, Iisaku piirkond, sellised tööd. Illuka, Mäetaguse ja kogu summas on 760 000 ja sinnale lisandub siis 79 000 auguremontide jaoks, jooksvaremondi jaoks. Summad on kõik eelarves paika pandud, kui lisada siia juurde töid, siis tuleb leida kas siit midagi välja või rahastuskoht juurde. Küsimused Aivarile. Aga siis lepime kokku nii nagu eelmise päevakorrapunktiga, et 10. ettepanekud, kui... Just nii. Ja paneme hääletamisele ja saadame ka selle. Ettepaneku tegemisel jälgige siis, et kuhu ta siis asendub või kust see raha tuleb, et eelarve lugemine on nagu nii teine, et saate siis neid 2 asja koos võrrelda. Ja leida neid kohti.
Kurtna jalgteega, miks ta nagu sellisel juhul seal nagu üldse sees on, kui seal on nullid? Vanavanem põhjendus vist seda, et kui raha läheb üle, siis saab oleneb ametist. Ma saan aru, mis selle nulliga jätmise nagu mõte on. Lihtsalt küsimus selles, et küsimus on fikseeritud ja anname edasi selle küsimuse. Et kas siia tuleb number või siis rida kaob üldse ära. Sellisel juhul peab olema vähemasti prognoositav maksumus. Nõus. Aga Paul, arva. Esimene küsimus fikseeritud. Sinu taga ripub kõik, arva midagi. Tasub arvata. Enamus poolt, saadame teisel lugemisel. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt. Vallavanemale ametiauto kasutuse andmine. 2024 aasta lõpus volikogu otsusega otsustati siis autosoetus. Täna on auto soetatud, milleks osutus siis Nissan Qashqai e-Power registreerimisnumbriga 245 HCM. Kui jõudsite märkmeid teha, siis otsusel seda anda kasutusse. Küsimused, palun. See E on nagu hübriid või elekter? Hübriidelekter. Ja, siis teine küsimus on, et kasutus andmine tähendab seda, et tal on läbi sõidud asjad piirangud ja peame maksma erisoodustusmakse ja selliseid asju ka. Just nii. Et palju need lisakulud on, kui me läheme nagu vaba teed mööda? Ei, suurt ei erine eelmisest autost, pigem on odav, aga konkreetselt numbrit ei ütle. Aastamaksu ja erisoodustust ja siis peaks luule tagasi kutsuma ja küsima seda, aga ta on odavam kui eelmine auto. Küsimus, tänasel päeval ametimasinatel kunagi oli jutt, aga ma ei tea, kuidas see nüüd lõppes. Ei ole GPS-süsteemidel peal, jah, see eeldab siis eraldi investeeringut siin. Korraks, mõne auto meil on ja Ekber, küsimus oli konkreetse auto kohta ja ma mäletan ka, et jutt oli, et kui uue autot soetada, siis paneme. Täna on nii-öelda see rahaline küsimus, et kas paneme või ei pane, mis on ka siis ju igakuine makse tuleb sinna juurde. See on 5 eurot ju, igakuine makse. Jah, minu jaoks on 5 eurot ka igakuine makse. Kõik oleneb summast, et kas... On veel küsimusi? Rääkisime igakuisest maksest, mitte summast. No kui ei ole küsimusi, siis paneme eelnõu hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt. Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete volitamine. Lehti. Tere kõigile. Midagi juhtus, ekraan läks mustaks. Vallavalitsus küsib siis hädaolukorra seadusest tulenevalt volitusnormi vallavalitsusele, et saaks jooksvalt siis kõik kriisiga seotud küsimusi lahendada, välja arvatud siis paragrahv 37 lõige 2, mis sätestab elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded, mis jääks siis volikogule kinnitada. Hädaolukorra seaduses aasta lõpus siis toimusid muudatused. Kõik COVID on
holbid ja olenemata siis rahvaarvust, eelnevalt me sinna ei kuulunud, nüüd kuulume ja sellega siis tulenevalt on täiendavaid uusi ülesandeid ka KOV-ile. Küsimused? Mis see moodne sõna oli? Holb. Hädaolukorra lahendamise plaan. Jah, hädaolukorra lahendamise plaan. Ehk siin on neid hästi palju erinevaid kriisi reguleerimise ülesandeid, tegevuskavasid, kriisispetsialiste ja igasuguseid muid tegevusi, määruseid, asju tähtajaliselt. Esimesed tähtajad tulevad 1. juuliks. Kas meil ei olnud nagu kriisikomisjon vallavalitsus pluss veel mingid spetsialistid? Ja, ikka, aga see ei ole see. Siin tuleb nüüd ettevõt panna, need on veel tähtsa teenuse osutajad ja nende tööde plaanis on tõsine töö. Et kriisikomisjoni põhimäärus, need kõik olid olemas, need olid juba seaduses otse vallavalitsuse ülesanded, aga täna on sellised üldised kohaliku omavalitsuse ülesanded, mis on nagu igapäevased, siis seetõttu me küsimegi seda volitusnormi, et ja ma usun, et volikogu liikmed ei taha tegevuskavasid teha ja suure rõõmuga volitame. Ega me ometi mingit kriisispetsialisti ei pea tööle võtma? Riik eraldas meile kriisispetsialisti palkamiseks või tema ülesannete täitmiseks ka rahalised vahendid. Aga jah, meil ei ole plaanis võtta tööle konkreetset spetsialisti, võib-olla tuleb meil sisse osta mingit teenust või saame me seda raha siis ära kasutada lisaülesannete maksmiseks isikutele, kes seda täidavad. Aga selleks on jah spetsiaalne rahasumma olemas, et kui te eelnõu seletuskirja lugesite, siis oli seal see summa ka välja toodud. Kõik KOV-id olenemata suurusest said siis sellel aastal selleks summaks 9493 eurot ja sama summa on ka veel aastaks 26 ja 27. Jube suur raha. Väga suur rahasumma. On veel küsimusi? Ei ole? Siis paneme eelnõu hääletusele. Läheb. Küsimus ei ole. Aitäh. Jüri. Kõik poolt vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt. Kauksi küla Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu algatamine. Liina. Tegemist on siis Kauksi külas asuva Sillaotsa kinnistuga, mis jääb Jõhvi Tartu Valga maanteest siis lõuna poole. Küsimus oli novembri mitte volikogus, aga majanduskomisjonis juba arutlusel. Venis algatamise eelnõu esitamine venis sellepärast nii kaua, et me ei saanud huvitatud isikuga koostöö kokkulepet planeeringu finantseerimise osas. Tänaseks on see kokkulepe allkirjastatud ja kokkulepe on saadud ja maal on siis maatulundusmaa. Päris suur osa on sellest Kauksi oja ehituskeelu ja piirangu vööndis. Siis läbi selle maa-ala on juurdepääsutee, mis on ka juurdepääsuks nendele ida pool asuvatele elamukruntidele ja läbi selle kinnistu on kavandatud Peipsi ÜVK-ga seotud siis vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja heitvetorustik, mis tuleb Puhastist. Ja meil on siis lootus saada selles osas ka maakasutusõigus sellelt maaomanikult. Praegu on ainult detailplaneeringu algatamise eelnõu. Sellele järgneb siis KSA eelhinnangu koostamine ja tuleb otsustada ka KSA hindamise vajadus ja planeerija leidmiseks ka hanke korraldada. Küsimused Liinale. Liina, kas tee jääb avalikku kasutusse? See, mis sealt läbi, see on planeeringu algatamisel sisse kirjutatud mis planeeringu elluviimise üks tingimus, et see teie küsimus tuleb lahendada ja see juurdepääs tuleb tagada.
Nad on öelnud, et nad tahaksid selle ristmiku ümber ehitada, aga see selgub planeeringu koostamise käigus. Meie ülesanne siis on kaitsta, et see jääks avaliku kasutuse ja teie kasutuskokkulepped jääks, siis saaksid planeeringus reguleeritud. Kas uued krundid ühinevad meie kanalisatsiooni? Jah, see on ka planeeringu elluviimisel üks tingimus, see on algatamise eelnõusse sisse kirjutatud ka, et selle planeeringu elluviimine on sellisel juhul võimalik, kui see ÜVK taristu on seal olemas. Ehk siis see nagu on põhjendus ka, et see taristu on olemas, sinna võiks nagu kavandada uusi krunte, mitte luua mingit lokaalseid seadmeid. Veel küsimus, palun. Siin on kõik kirjas, mis on teada, tahetakse eesti keeles ikkagi tahaks veel teada, siin on elamumaa kruntideks. Siis on tehnovõrgud ja rajatiste. Et mis peale siis eluhoonete või elamumaa, milliseid rajatisi sinna veel planeeritakse? No sinna rajatistena kavandatakse juurdepääsuteed kõikidele kruntidele, kui on vajalik liitumispunkt ÜVK-ga, on meie sellele ÜVK ette nähtud, aga kui planeeringuala sees näiteks vajalik pumbata röövekanalisatsiooni sinna torustikku, siis tuleb sinna kavandada võib-olla röövepumpla, kinnistusisesed torustikud, elektrikilbid, elektrivarustus. Elamukrunte teenindavad. See, mis enamus loetsid, on see, mis on nagu meie huvi ja avaliku huvi ja nii edasi. Milliseid huvisid arendajal siis peale eluhoonete rajamise veel sellel kinnistul võib olla või on, mis ta teile rääkinud on? Või peale eluhoonete majad ei tule sinna mitte midagi arendaja poolt? Peale kommunikatsioonide? Jah, meie teada ei tule sinna midagi. Et mingit suurt päikesepaneeli parki ei tule või? Ei, sellistesse ei tule ja selline asi, kui te algatate planeeringu selle eesmärgiga see elamukrunte moodustada, siis me juba planeeringu käigus suurt päikeseparki sinna kõrvale ju ei näe, et kui on võimalik, siis saab hoonete katustele või fassaadile päikesepaneele paigaldada, aga mingit suurt tootmist sinna ei saa kavandada. Kas teil on kohustus liituda ainult kanalisatsiooni või veega ka tulevikus need kinnistud? Kui veevarustuse me saame rajatud, siis veega ka kindlasti, jah. On veel küsimusi? Ei ole, paneme siis hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Arvamuse andmine Panjärve liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta. Palun, Mart. Keskkonnaamet siis saatis arvamuse küsimise. Antud luba tegelikult arutasime viimane kord 23. aastal siis novembris. Selle otsuse järel siis Keskkonnaamet koostas keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja selle tulemusel siis peaks algatama keskkonnamõju hindamise. Nüüd luba lõpeb selle aasta siin paari kuu pärast, selle aja jooksul ei ole võimalik keskkonnamõju hindamist läbi viia ja siis Keskkonnaamet palus Eesti killustikul nüüd oma esialgset 23. aasta taotlust muuta siis niimoodi, et luba pikendatakse 5 aasta võrra ainult samas mahus, mis ta täna kehtib. Välja jäi siis laiendamine, mis esialgselt sooviti ja esialgselt 15 aastat sooviti pikendamist. Nüüd selle 5 aastaga peaks siis saama 5 aasta jooksul peaksid nad siis tegema keskkonnamõju hindamise. Ja kui selle aja jooksul seda ei jõuta läbi viia, siis arvutuste järgi peaks olema 5 aasta pärast ka need tänased varud ammendunud. Küsimused Martinile. Palun.
mis see põhjus on, et nad ei ole saanud seda keskkonna asja nagu varem alustatud või lõpuni viia või mis nad sellega venitavad? See ala on hästi keeruline, seal on neid mõjusid, seal on see veearete mõju, seal on põlevkivi kaevandamise mõjud siis ja siis seesama liivakarjäär. Siiamaani ei ole tehtud seal sellist kompleksset hinnangut, et kõik mõjud kokku on eraldi hinnatud, veearete mõju, põlevkivi mõju, siis karjääri mõju. Nüüd on täna käivad siin mitmed teised projektid, kus siis hinnatakse veehaarete mõjusid ja nad tegelikult tahaksid just oodata ära nende käimasolevate projektide tulemused. Ja selle idee selle taga, et nad ei peaks selles praeguses tulevases KMH-s uusi uuringuid tegema, et nad saaksid nii-öelda siis tugineda tehtud ja tehtavatele töödele juba. Sest muidu tänase teadmise juures nad peaksid tegema ka seal uuringud, uued uuringud. Põhimõtteliselt kiidame praegu heaks selle maa, mis juba neil enne oli antud. Midagi ei muutu, tähendab ainult kõik see, mis on lubatud kaevandada, see jääb samaks. Pikendame 5 aastat. Pikendame 5 aasta võrra, et nad saaksid tõesti selle jooksul teha siis selle KMH ära. Kui kaua võtab aega üks uuring? Oleneb uuringust, see täiesti oleneb uuringust, mõned uuringud võivad mitu aastat aega võtta. See oleneb täiesti uuringust, kui sul on vaja mingit andmete aegrida, siis tegelikult tõesti mõned uuringud on aastad. Veel küsimusi? Ei ole, siis paneme hääletusele eelnõu. Enamus poolt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Ei, mitte see. Ma tean, ma kuulasin sellega. Nii, eelarve ja majanduskomisjoni tegevusaruanne. Palun, Jan. Võtan lühidalt kokku, et eelarve majanduskomisjon oli siis 24. aastal koos 9 korda. Ja neist 9-st 2 korda oli siis ühiskomisjonid ja 9 istungi kokkuvõtteks läbiti siis 64 päevakorrapunkti. Tahaks ära mainida, et võrreldes siis eelmise 23. aastaga, et komisjon oli aktiivsemalt koos käinud, et keskmine osavõtt oli 81%. Ja läbitud teemasid ja neid punktamas on siin kokkuvõttes üleval. Tutvustama siin neid. Kui kellelgi on küsimusi, siis vastame küsimustele. On küsimusi Jannale? Ei ole, siis võtame teadmiseks. Sellega on päevakord ammendunud ja lõpetan selle istungi. Järgmine volikogu istung on 27. veebruaril siin saalis.